No ma olen tõusnud enne kella 5, nagu kõik Eesti inimesed, kes tahavad Euroopasse lennata, ma olen ilmselt unine. Aga ma olen väga elevil, sest me saame Airbus E350-ga lennata. See on üks vähestest lennukitest, mis muide Euroopas inimesi veab. Ja see on üks väga-väga moodne eriline lennuk. Miks? Kohe lähme vaatama lähemalt järgi. Maailma taevastes toimub praegu väga põnev duell kahe suure reisilennuki vahel. Üks on ameeriklaste Boeingu Dreamliner ja teine on see eurooplaste Airbus A350. Mõlemad on väga moodsad lennukid, täis tehnilisi uuendusi, innovaatilisust. Siin on reisijatele mugavusi ja ka tehnoloogias mootoris mugavusi. No mis tehnoloogia siis reisijani jõuab? See on meie silme ees, kui me lennukis istume, sellise tahva raluti näol. Ja siit me näeme muidugi seda, kui kaugel lend parasjagu on, hakkame jõudma sihtpunkti. Muide näeb siit ka toredaid lennuki kere külge pandud kaamerate pilte ja siit me näeme olulist muna. Kui mõned lennukite puhul pannakse alles pärast retrofitina tehnoloogia, et saada internetti, siis siin selle muna sees on juba Airbusi tehast välja tulles kommunikatsioonitehnoloogia, mis läbi satelliitide kosmose annab kõigile reisijatele siin sees internetiühenduse, kes tahavad. Selleks tuleb sisse lülitada Wi-Fi just nagu Tallinna-Tartu liini bussis ja minul on see sees ja nüüd ma saan sisse trükkida siia mingisuguse interneti aadressi ja mitte küll väga kiiresti, aga internetilehekülg hakkab avanema. Mahupiirangut ei ole, samas kiirus on selline, et videosid uploadida ei saa või Netflixi vaadata, aga suhelda ja surfata saab. Videote vaatamiseks on siis siin samas staffarvuti sees filmid, sarjad, muusika ja see on täpselt samasugune nagu äriklassis. Äriklassi ei naudi mitte mingit luksust enam, ainult internet on neile tasuta, siin turistiklassis on internet 5 eurot tunnis ja see on täiesti kaasaegse lennungi standard, siin ei ole midagi rohkem luksuslikku ega midagi vähemat, või normaalne asi, mida tänapäeval ühest lennukist oodata. No mis on muidu üks kõige kihvtim ja põnevam uuendus üldse on see, et see lennuki kere ei ole tehtud mitte lennuki alumiiniumist, nagu tavalised lennukid, vaid hoopis põhimõtteliselt õmmeldud. Nii nagu minu riided on õmmeldud riidekiududest, sest lennuk on tehtud süsinikkiust. See on väga moodne materjal, mis on ülimalt tugev, aga samas palju kergem kui alumiinium. Ja see tähendab, et lennuk võtab vähem kütust, et inimesi vedada ühest kohast teise ja see on parem keskkonnale. Mida see meile tähendab, kes me siin oleme? Üks asi on see, esiteks on müra on vähem. Ma rääkisin just stjuardessidega, kes iga päev peavad siin lennukis töötama. Nende jaoks on see eriti mõnus, et see mühin, mis lennukis on vaiksem. Teine asi on see, et õhukvaliteet on parem, lennukis on madalam õhurõhk. A350 on extra wide eriti lai kere, mida on märgata just akna all istudes. Väidetavalt on suuremad ka laekad pardapagasile, aga eks inimesed oskavad ikka kogu ruumi ära täita. Viimaste istmeridade kohal laekaid ei olegi, sest üllatus, seal saab väsimuse korral hoopis lennuki meeskond magada. Nii et ärge siis imestage, kui vahel pea kohalt norskamist kuulete. Rolls-Royce on nimi, mida me teame limusiinidest võib-olla, aga muidugi on see üks maailma kõige tähtsamaid lennukimootorite tegijaid. Airbus A350 on Rolls-Royce'i mootorid, mis on iseenesest sõnul väga peen tehnoloogia. Seal on titaanlabad ja see töötab palju efektiivsemalt kui varasemad mootorid. Mida see tähendab on see, et kui me tahame ühte inimest, nagu mina, lennukiga 100 kilomeetri kaugusel transportida, siis aastal 1950 kulus selleks 10 liitrit lennukikütust. Nüüd 10 aastat tagasi kulus selleks 3 liitrit lennukikütust ja nüüd selle moodsa lennukiga on see läinud juba 2,5 liitri peale. Kui autodes me saame näiteks kütusõõrust lahti hübriidmootoritega või elektriautodega, siis elektrilennukid meil veel pole. Ja seni, kui tahame ikkagi lennata suurte mugavate lennukitega, peame kütust põletama. Aga mida vähem me seda teeme, seda parem seda muidugi planeedil on. Finnairi piloot Kimmo Holopainen ütleb, et A350 on Airbusiga lendajale tuttav. Uuel lennukil on vaid pisut täpsem juhtimine. Holopainen hindab Euroopa sagimist täis taevaste kõrval rahulikke kauglende ja ütleb, et muidugi on A350 täis automaatne. Piloodil on vaja ainult õhkutõusul kang taha tõmmata ja ülejäänuga saab lennuk ise hakkama. Kehva ilma või udu korral eelistataksegi alati inimesele masinat. On igas mõttes tore, et meil on lähedal Soomes lennufirma, mis lennutab meid nii moodsa lennukiga. Ja inseneride jaoks on seal muidugi väga palju põnevat juhud. Reisija jaoks on lendamine kui protsess
võib-olla näidanud mugavamaks, me saame kasutada rohkem nutiseadmeid, aga ega see lennureis põhimõtteliselt muutunud ei ole. Ja ega ei olegi sellist midagi, mida me saaksime kardinaalselt nõuda, et lennukitootjad teeks teistmoodi. Aga lennureisi kõige ebameeldivam osa on tegelikult enne ja pärast siin lennujaamades passimine. Ja see on koht, kus me peaksime oskama nõuda palju paremat, mugavamat, kiiremat teenindust.